nüüd läheb sõiduks. Nüüd ei ole teist võimalust. Meil on selged maailmavaatelised alused. Meil on selge ja nõudlik poliitiline liin, mille sõnastas Helir. Ja meil on, mis kõige olulisem, meil on väärtused südames. Ja me julgeme nende väärtuste eest seista tingimusteta. Ja see on meie kõige olulisem teada minu meelest tänase volikogu ja erakonna juhatuse ja erakonna ministrite Riigikogu fraktsiooni aruandena suurkogule. Kuid, sõbrad, me vajame ka häid tööriistu. Me vajame kõige kaasaegsemat, kõige vähem bürokraatlikku erakonna põhikirja võrreldes teiste erakondadega, sest see on meie oluline relv võitluses ja konkurentsis teiste parteidega. Ja selle põhimõtte järgi erakonna piirkondades, osakondades arutatigi seda, kuidas meie põhikiri saaks vähem bürokraatlikumaks, nii nagu me ootame riigi poliitikas vähem koormavaid haldusreegleid, nii soovime ja peame mõistlikuks seda teha ka oma erakonna põhikirjaga. Ja piirkonnad, osakonnad arutasid, volikogu kujundas seisukohad ja hääletas ning lühidalt võib öelda, et see nüüd muutunud põhikiri on oluliselt vähem bürokraatlikku koormust kandev erakonna tegelikus toimimises, mis tähendab, et me saame keskenduda reaalsele poliitilisele võitlusele, et teha hea tulemus 2019 Riigikogu valimistel. Ja teiseks, mis on tähtis, et ta on, ma usun, kõige kaasaegsem põhikiri Eesti erakonna maastel. Väga oluline saavutus, ma tänan kõiki kaaslasi, kes andsid sellele oma panuse. Ja suures plaanis need muudatused on siis vähendavad meil bürokraatlikku koormust, nad on kõigil meil mappide vahel kätte antud. Ja ma usun, et võib-olla ideeline, tugev lähtekoht selle põhikirja puhul seisneb muudatuses, et me hakkame regulaarselt siis suurkogul, kui meil on muudatusi, kinnitama maailmavaate programmdokumenti. See saab olema tulevikus suurkogu pädevus ning mis on oluline, et osakondade, piirkondade töö peab muutuma tõhusamaks. See on see ootus ka volikogult, millega me kinnitasime need muudatused osakondi ja piirkondi puudutavad. Nii et armsad sõbrad, mina hääletan selle muudatuse poolt hea tujuga, rahulikult, teeme ka põhikirjal töös ajalugu ja läheme tööga edasi. Aitäh!